Tšau, tere tulemast uude episoodi. Vahelduseks midagi petrooleumi peade maailmast, ehk siis bensiinimootoriga BMW. Selle BMW ma ostsin oksjonit ja see on põhimõtteliselt, ma ei tea, kuna mul see Saksa reis oli, kus me 6. seeria tõime, mingi suvel juba, see on nüüd paar kuud seisnud siin. See on esimene seeria, 118i, N13 mootoriga, 100 kilovatti turbokas, full M-pakettidega, nii seest kui väljast. Vaata, mis mul siin on, ma printsin natuke literatuuri välja. F20, 5 uksega, 1.6, 100 kilovatti, N13 mootor, Mineral Grau Metallic, Start of Production 2014. Ehk siis 2014 aasta auto, kaal, 1320 kilo tühi kaal. Ma isegi ei mäletanud enam sellest autost väga palju, nüüd ma printisin välja siin mingid asju. Nii, lisavarustus, automaatikat ribe, automaatkastiga, multifunction steering wheel, 18 tolli Stars Pauk 386. Tundub, et on õige veel kalvel. Tire pressure indicator, ehk siis rehvirõhu andurid, M-Sport Package, Sport Seats, Seat Heating, tagumised parkimise andurid, udutuled, esitulede pesemissüsteem, vihmasensor, xenon-tuled, Navigation System Professional, HiFi loudspeaker system. See on üks murekohtadest sellel autol. Siin on äge helisüsteem tegelikult. Okei, helisüsteem, aga sellega on väike mure, kohe jõuame selleni. Instrument cluster with extended midagi. Hands-free. M-Sport suspension. M-leather steering wheel. M-aerodynamics package. Individual high-gloss satin chrome. Keegi on see chrome delete teinud. Siin küll pole chrome'i kuskil. Mis veel? Visibility packaging combination with M-Sports package. Ma enam ei saa arugi, mis asjad need on. See auto on pärit Hollandist. Ma ostsin selle Hollandi oksjonilt ja põhimõtteliselt ma võin ausalt öelda, et ma sain petta selle oksjonil. Sest need pildid olid täpselt nii tehtud, et need vigastused kõik olid varjatud. Saatsin sinna meilid, asjad kõik ja öeldi, et ise oled lollakas. Et miks sa ei tulnud autot vaatama. Aga jah, ma ostsin ta niimoodi pildi järgi. Ma olen siin seest natuke lahti kakkunud mingi aeg nüüd. Aga tegelikult oli puudu kogu siis nii-öelda see iDrive ekraan oli puudu. Kõik need plastikud olid seal ees tegelikult ja need maki see mingisugune paneel. Ja tegelikult all oli head unit puudu ja mis kõige hullem. Vaadake siia. Keegi on teinud siin snip. Põhimõtteliselt on kõik mingid tähtsad maki juhtmed läbi lõigatud. Nii et saab huvitav olema. Aga muidu seest on jumal ilus. Ilusad istmed, ilus rool. Mis veel? Siin on keegi ise tooninud. Natuke sinist on peale siia pandud. Väljas on mõned iluvead, mingid väiksed mõlgikesed ja näiteks siin. Ja kuskil oli veel üks. Siin. Aga muidu, ma ei tea, läbisõit on ka mõistlik. 160 000 äkki oli või? Ja 2014 aasta lõpp siis. Ja mis ma veel avastasin? Vaatame siia. Siin on mingi sport auspuff summuti süsteem. Remus. Ei tea, kas need on ainult otsad või on seal päriselt ka midagi. Vaatame põhja alla ka. Näete, milline üks 10 aastat vana auto tegelikult põhja alt peab välja nägema. Üks asi, mis veel petupauk tundub, on see, et mina ei usu, et Hollandis keegi on rehvid nii planguks sõitnud. See on veits kahtlane. Eriti kui vaadata auto teist üldseisu. No siin on juba traadid väljas põhimõtteliselt, nii et ma arvan, et keegi on siin teinud mingit sahkermahkerit jälle. Nii, ma võtan lambi, ma juba näen siin summutit. Miks Martin on rääkinud kogu aeg, et Eesti ajalugu autodel ei ole üldse mingi hea asi. Ossa raisk. Ongi remuse summuti. Ja vaadake, kui puhas on kõik. Minge vaadake mingit Eesti ajalooga pilli, noh. Kõik on ilus, värske. Mingit muda, pori, jama pole kuskil. Rattakoopad on ilusad, puhtad. No võt, siuke peab olema üks 10 aastat vana auto. Üks udu tuli on puudu millegi pärast. Ja siin on ka veel paar vigastust, aga noh. Mina nende keretöödega tegelema ei hakka. Nii, mis ma siin ostnud olen?
udutule tellisin ära, kaugelt vaatasin, et see on puudu, tellin ära igaks juks. Ja siis on see ekraan, see on nüüd see suurem ekraan. Pole üldse odavad jupid. Siis on head unit, mis see tuli komplektis lisana vist kaasa, üks veel, tegelikult see mul on olemas. Ja siis on see iDrive'i kontroll, mis iganes nupupaneel. See on ka ära võetud kusjuures. Laseme poisi alla tagasi. Ma arvan, hetkel ta käib ja sõidab kõik väga ilusti. Ja ma ei olegi taga tegelenud lihtsalt. Et põhimõtteliselt on veel, ma proovin nüüd selle Maci siin tööle saada. Kas võtab pildi ette? Kõige hullem selle asja juures on see, et seal on läbi lõigatud GPS-i ja FM antenni kaablid, mis jooksevad pikalt kuskile, sinna Shark Finni ilmselt. Ja ma kardan, et need on vaja täispikkuses ära vahetada, sest muidu ma ei usu, et neid jätkata saab. Mingisugune heli tuleb kõlaritesse, aga ekraani pilti ei tule. Mul tundub, et selle ekraani juhtme ma tellisin eraldi ka. Sellega on mingi teema, see ei istunud väga hästi sinna pistikusega. Nii et äkki see on vale, aga õnneks heli tuleb. Nüüd ongi see antennide teema. Ja see ka ei tööta praegu. Ilmselt see on üks nendest siin. Ja üks nendest on ilmselt see. USB ja see on ilmselt see suurem. Siis on antenn ja keps. Kahju, et ma sellele kuradi ekraanil piltis ette. Peab minema vist Lambertsi homme või tellima kuskilt neid asju. Ma ei julge mõelda, kust kaudu need juhtmed see veetud on. Need on ilmselt siit kuskilt täitsa alt lähevad tagant üles ja siia. Ma ei viitsi seda laepoostit ära võtta ausalt öeldes. Ilus must lagi on ka veel. Üldse on ülihead lisad sellele autole, aga mingi värk on jah, et kes see on, miks sa lõikad need läbi, mis su peast toimub? Ei saa aru, igasuguseid leidub ikka. Makiga ei saa rohkem tegeleda, siis võtsin siin süütepoolid maha, küünlad tahaks ära vahetada, aga siin on mingi erilisem küünlavõti isegi. Süütepoolid on ka mingid erinevad kõik, 3 tüüpi, 4 pooli peal on 3 eri tüüpi süütepooli, nii et külmalt natuke nagu ta pahele või käib kehvasti, nii kui soojaks läheb, see on kõik hästi. Ehk siis vahetame küünlad ära, vahetame süütepoolid ära, sest muud siin mootoril väga olla ei saa. Selle vaakumsüsteemiga võib-olla on ka, seda peab üle vaatama. Aga lähme teeme kiire tripi Intercar siis. Äkki saame sealt kohe need jupid kätte ja vaatame ringi, äkki näidatakse midagi huvitavat isegi meile. Me oleme tulnud Intercarsi, vaata seda venda päkapikku. Me oleme saabunud Intercarsi Jüri esinduse lattu, siis jalutame siis natuke ringi, vaatame, mida me siit huvitavat leiame ja näeme. Ma näen, et siin on laeni rehve näiteks. Lähme vaatame, mitu rehvi seal on. Ootage, drifti autole saaks siit ja sellega võtta. Täpselt ühe hooaja jagu, isegi natuke jääb üle, nii palju jääb üle siia. Ja akusid. Meil täna on umbes akusid, ma ei tea, 5-6 rekkatäis sees ja jooksvalt tuleb ka juurde. Oota, aga mul on talvepeetrile just akut vaja. Siis saab kohe valida ise käega ju. Ma pean kõike selle pilliga sõitma minema. See ei tee nii palju müra. Vaata, klientide kaupa kogu aeg komplekteeritakse, et me siin üritame otsida vaikset hetke, aga päris raske on. Päris hästi liigub. Siin võiks seda teha, seda challenge'it, et antakse 1 minut mulle ja siis ma võtan kõike, mida ma suudan kanda. Ja siis kõik, mis ma suudan ära kanda, see on endale. Päris hea challenge. Aeg läks. Tõmbaks rehvid ümber endale, et jookseks. 10 sekki ära kulutanud juba. Oleks nagu bibendum. Ja, ma ei teagi, kust alustada. Seal, seda teist ladu ka vaatame, seal on need autovarused. Ja rehvi ei saa palju võtta, mis 4 rehvi saan. Sealt äkki saab mingit ägedamaid. See on maru ergonoomiline.
Smart Access, siin on mingit kaarti vaja. jah, kaart. Kurat, siis ma ei saagi sellega Panalukk. ei saagi seda ilusat tiiru sellega siin teha. Rekaakusid ka ei jõuaks tõsta liiga palju. Vist ei kannata, jah. Vist ei kannata. Mahuks see kraam ära sinna kõik, mida ma tahaks enda garaaži siit. Aga kui kaua see ladu avatud on juba? Natuke üle aasta. Natuke üle aasta. Jah. Ja palju siin neid nii-öelda artikleid kokku on siis? Natuke üle 100 000. 100 000. Palju siit kaupa päevas välja liigub üldse umbes? Üle 1000 rea päevas. Üle 1000 rea. Ja. No rehvide arveldame eraldi, sest seal pigem tükkides me seda arvestust teeme, aga hooajal oli umbes 1000 rehvi päevas väljastamine. Näed, siin on nüüd see sõiduauto varuosade ladu. Aga siin on näiteks mingi see süsteem. Konveier. Vaatame, kas ülevalt tuleb midagi alla ka või? Või lähed lasid ise alla, Maikl? Nii, kus Pemmi radikad on? Oota, sellega saaks challenge'it teha. 1 minut ja siis selle saad roklaga minna. Vaat, siis saaks kaupa võtta. Ja need kastid, kõik asjad tõmbaks nii kõrgelt täis selle. Ja eks kunagi vaata, kui me Intercarsiga pikemalt veel koostööd teeme, siis teeme ära selle challenge, on ju. Te peate kommentaaris alla kirjutama, et davai Intercarsi varuosa otsimise challenge või ma ei tea. Võtleme välja selle. Palju teil siin laos üldse töötajaid on? 20 inimest. Tööriistu ja igasugused garaažiseadmeid saab ka ju teie kaudu tellida? Saab. Rehvi, pinke, diagnostikaseadmeid. Mul diagnostikaseadet vaja just. Ei tea, ma pean endale suure nimekirja tegema selle laialiku olimisega Kareliga ja nüüd on nagu nii palju asju on nagu nii väheks jäänud, et siis saab Intercarsist kogu listi kokku panna. Normaalne objekti ju. Korraliku. Ma nüüd töötan siin põhimõtteliselt. Mine hakka neid silti kalla Ma hakkan siin komplekteerima tellimusega. Väga palju kraami, mis jõuab kohe paari klikiga teie ukse ette. Võt, hakkagi ring peale saama. Täitsa huvitav oleks ise töötada sükses kohas. Nagu lihtsalt, kuna autod meeldivad. Läheb. Vaata, mis juhul. Tere jälle, jõudsidki alla. Siin saaks pea ajada ringi käima. Või siis teha ise seda muumia challenge'it või? Tõmbame pakke kile ümber. How about that? Bring it on back. Look where we at. How about that? How about that? No BMW sai pildi ette. Alguses mul oli vale kaabel seal vahel. Ma ostsin need head uniti ekraani, aga seda kaablit ei olnud, selle ma tellisin eraldi. Ja siis alguses ei töötanud, sest tellisin õige kaabel, nüüd töötab. Aga F-seeria BMW siin ikkagi niisama ei saa, et viskad uue peale. Ja küll on tulnud Silver jälle. Silver siis aitab selle head uniti ära kodeerida selle autole vastavaks, et kõik asjad töötaksid jälle. Siis ma hakkan antenni kaablit vahetama vist. One eternity later. Natuke aega mööda läinud F20 projektiga ja nüüd on järsku lumi mahas ja siin on nii head rehvid all. Vaadake neid planke. Ei, nüüd 8 AP projekt on lõpetatud. See, mille pärast see projekt seisma jäi. Ja nüüd on aeg sellel valmis saada. Ja täna paneme ta siis sooja. Easy peasy. Ja mina arvasin, et see pillele käimagi. Ma vaatan sellest kaamerast. Kas ma olen õige ukse ees või?
laiskus on üks tore asi. Leidsin endale esivaatekamera, vaatasin sellega sealt aknast välja. No nii, külge lähevad või alla lähevad uued rehvid. Kormorani tutikad, lamellid ja viin naabri juurde vahetusse, kuna mul on endal tõstuk kinni ja tasakaalustuspinki ei ole. Ja siis läheb piltide tegemiseks. Sander käis abis ja aitas mul kogu selle juhtmestiku jama ära teha. Ja uskumatu nagu see ei ole, nagu mul juba viimasel ajal siin kombeks. Mul on kaameras mingid klipid selle kohta, kõik jumal äge, aga heli ei ole. Kaamera mikrofoni juhe oli väikse ühe astme võrra väljas siit ja kõik klipid, mis ma filmisin ilma helita. Nüüd ma panin sellise nipukaga kinni. Vaatan, võib-olla panen veel veits paremini. Nii et hetkel filmin iPhone'iga, sest ma ei tea enam, kuidas mul nii halvasti läheb viimasel ajal nende asjadega. iDrive'id, kõik asjad töötavad. Ja imelik kombel oli see kontrolleril täielik vale kaasas selle komplektiga. Nii et selle võtsime teise auto pealt ja hakkas kohe tööle. Mis siis veel vahepeal sai tehtud? Live-garage käis külas, ja tähendab auto käis Live-garage'i juures külas. Nemad pesid selle ilusti puhtaks. Viimane asi on veel teha see, et ma käisin ju Intercari siis osasid toomas. Selle ma olin täitsa ära unustanud juba. Et vahetame need süütepoolid ja küünad ka ära veel. Ja äkki siis saab lõpuks selle auto müüki panna. Vahetame need süütepoolid ka lõpuks ära, mis siis Intercaris said toodud ja mul siin mitu kuud vedelend on. Võtsin Delfi omad, peaks kõige paremad olema. Need on metallist selle nii-öelda korpusega. Ja siis tellisin Championi küünlad. Ja vaatame, kas siis auto käib paremini või kehvemini. Aga probleem on ainult täiesti külmkäivitusega. Ma seda mootorit nii hästi ei tunne ka, võib-olla tal on mingi muu häda, aga kõige lihtsam alustada sellest. Sellel on üks teema veel. Siia läheb vaakumpoolik taha tegelikult. See läheb 2 vaakumpoolikut taha. Need ei olnud ka taga praegu. Võib-olla selles ka mingi teema, et mingi vaakumläke oli praegu. Must, kuigi nendel otsepritsaga autodel vist ongi täitsa tavaline, et see must on, aga kui portselani vaadata, siis seda küünalt pole küll väga ammu vahetatud. Portsel on täitsa kollane juba. Põhimõtteliselt tundub selle mootoriga nii, et kui mootori katte valesti peale paned, siis puust ei ole. Sest sinna läheb 2 vaakumit taha. Ega siin muud ei ole, kui peab proovima enamist. Ekraan töötab, nupupaneel töötab, muusika tuleb. Ja ma suutsin siin juba uuesti teha ilma helita klippi, kuna see telefon connectis Bluetoothiga külge. Siin on Bluetooth asjad kõik olemas. 2 võtit, paar veakoodi on praegu üleval. Kuna sai iste küljest ära võetud, siis rehvirõhu asi on vaja ära resettida. Muidu on väga ilus auto seest.
ma ei tea, kas mulle isiklikult see sinine nagu väga meeldib, aga rool on küll ikkagi mega. See on nagu väga värske, see on, ma arvan, see hiljem pandud juurde. Võib-olla ei ole ka. Üks Angel ei põlenud millegi pärast, see tuleb üle vaadata veel ja udukas läks meelest külge panna, selle ma pean ka ära tegema, aga ma tegin juba pildid ära, nii et kes vaatab kuulutust, siis teate, et udukas läheb ikkagi külge. Ma arvan, et see raal on ikkagi päris M3 raal, sest siin on ikkagi M-i nupud peal ja suht naljakas, noh need käiguvahetuslabad, ilmselt sellel originaalis ei olnud neid ja need siin ei tööta. Nii et keegi on M3 pealt siia rooli ära pätsanud. Jumala sujuv pill on. Sport display on ka. Saad näha, kas kulutad terve 160 hobujõudu ära või mitte. Igatahes selle episoodi tõmbame nüüd kokku. Paar väikest asja on veel timmida tegelikult, aga ma teen need kaamera väliselt ära, sest uus projekt on juba peal tõstukil. Seda võib-olla olete siit kaamera nurgast juba näinud. Nii et kellele see auto võiks huvi pakkuda, siis võtke ühendust. Viskan autodiilerisse kuulutusega ülesse ja ma teda arvel hetkel ei võta. Nii et kui väga Eestis huvi ei ole, siis viime ta Saksa Autonova platsi peale. Saksas kindlasti mõni inimene rohkem, kes selle ära võiks osta. Nii et pange like, subscribe. See aasta tuleb rohkem videosid vaatavate tehnilistele viperustele. Proovin olla tubli ja need ära vormistada. Nii et olge teiega tublid ja järgmine kord näeme. Tšau!